vaba koht, kui soovite. Aitäh. Võtke heaks. See on hea kohvik. Siin on alati vabadest kohtadest puudus. Ükskord pidin ma oma kohvi püsti seistes jooma. Te teete ilmselt nalja. Ei tee. Kooki hakkasin ka näpu vahelt sööma, aga see kukkus põrandale. Ühe lähedal istuva naisterahva väike koer tuli ja tahtis seda ära süüa, aga perenaine jõudis ta ennem tagasi tõmmata. Mis sellest koogist siis sai? Tõstsin üles, aga ära ma seda ei söönud. Minu nimi on Vill. Mooni. Väga meeldib. Ma ei ole teid siin varem näinud. Ma ei ole siin väga palju varem käinud. Aga ikkagi olete. Olen paar korda. Kas ma tohin vaadata, kuidas te kooki sööte? Veel parem. Kas ma tohiksin teid suudelda, kui te koogi olete ära söönud? Ma peaksin praegu viskama teid selle koogiga. Seda ei ole vaja teha. Siis ei saaks ma vaadata, kuidas te kooki sööte. Pealegi, see oleks ainult väike suudlus. Milleks pean ma teid suudlema, kui ma kohvikusse tulen? Ma tulen siia teadmisega, et ma soovin kohvi juua, ilma et ma peaksin selle eest kedagi suudlema. Ma maksin selle kohvi eest. Ma olen selle juba lunastanud. Suudlus on minupoolne lisaväärtus teie kohviku külastusele. Selle eest ei soovi ma teilt mitte midagi. Nii kenasid huuli ei saa ometi lihtsalt suudlemisest eemal hoida. See on võimaluste kasutamata jätmine, kui sellised huuled ennast ilma suudlemata ainult näitavad. Te käite siis kohvikus sellepärast, et püüda kinni kõik huuled, kes ilma asjata ennast näitavad. Ja et huulte võimalused lõplikult kaduma ei läheks, siis lihtsalt suudlete neid. Mitu huulepaari te olete siis kasutamata jäänud võimalusega kokku viinud? Kui palju teil neid huulte päästmise nimekirjas juba on? Praegu ei ole selles nimekirjas ühtegi huulepaari. Aga teie huuled sooviksin ma küll sinna kirjutada. Ja need oleksid nimekirja algus, keskkoht ja lõpp. Sinna lihtsalt ei oleks kohta enamatele huultele. See on ainult teie huulte nimekiri. Nii et te siis ei piirdu ühe korraga, vaid tahate hakata läbi viima jätkusuudlemist. Iga kord, kui ma kohvikut külastan, siis ka üks tempel suudlemise nimekirja. Piisab, kui ma teid ainult ühe korra suudelda tohin, sest pole üldse kindel, kas ma teid enam kunagi näen. Ja kui tõesti enam ei näe, siis on mul hea meel, et mul jätkus julgust paluda teilt üks suudlus ja mind ei jääks piinama tunne, et ma ei leidnud endas jõudu ja meelekindlust seda küsida. Samuti pean ilmutama mina jõudu ja meelekindlust, et juua siin laua taga oma kohvi. Teil on väga tore bluus. Sobib teile hästi. See muster punaste õuntega lausa sikutab silmad enda poole. Ma ise õmblesin selle. Alles natuke aega tagasi sai valmis. Kena riiet oli päris keeruline leida. Ega ma ei tea, kas see ka päris õige on. Vaadake, minule teie valitud riie meeldib. See on just see õige. Minus tekitab see soovi teid suudelda.
Oh, kuulge, jätke ometi oma suudlemise juttu. Õunad on niisama ka maitsevad. Näiteks õunakook on väga hea. Siin kohvikus on samuti väga head koogid. Koogid on siin tõesti head. Minu lemmik on siin šokolaadikook. Minule meeldib kirsikook. Kirsikook. Mõtle, kui huvitav. Kirsikook maalib alati silmade ette suudluse. Näete, sealt tuleb ettekandja. Kas ma võin tellida meile veel ühed koogid? Vabandage, kas tohib? Ma palun ühe kirsi ja ühe šokolaadikoogi. Kirsikook on meil kahjuks täna otsas. Mis me nüüd siis teeme? Mina siis ei võta rohkem kooki. Aitäh, me loobume praegu kookidest. Jah, palun. Küll on kummaline, et just kirsikook otsas on. Otsas oleks võinud olla rabarberikook või peseekook. Aga kust te teate? Võib-olla on need koogid samuti otsas. Kuid nende kookide puudumine ei viiks minult võimalust teid suudelda. Aga kirsikoogi puudumine minu arust teeb seda. Ei oleks osanud aimatagi, et kirsikoogist selline saatuse mõõk saab ning kõik minu lootused lihtsalt pooleks raiub. Kirsikook see küll ei ole, mis siin midagi pooleks raiub. Ma ei ole teile suudlust lubanud ei koogiga ega ilma. Aga teie huuled räägivad, et nad on suudlemisest väga huvitatud. Kohe praegu, ilma tagasi hoidmata. Miks te arvate, et minu huuled teie huuli suudelda tahavad? Kindlasti tahavad. Kõik huuled tahavad suudelda ja otsivad neid õigeid huuli, mis neile sobivad. Miks te ometi kujutate ette, et need teie huuled, mis minuga räägivad, on just need, mida minu huuled suudelda tahavad? Võib-olla nad tahavad hoopis seal nurgalauas teed joova härrasmehe huuli suudelda. Kindlasti ei taha, sest sellel härrasmehel on kiluleib käes ja tal on liiga paksud vuntsid. Sinna ei pääse huuled kuidagimoodi ligi. Aga minu huuled võtsid alles äsja osa šokolaadikoogi söömisest ja on suudlemise meeleolus. Miks te käekoti võtsite? Kas te hakkate ära minema? Hakkan ennast tõesti äraminekuks sättima. Värvite huuli. Oi, suudlemiseks pole huuli vaja üldse värvida. Ma ei värvi neid suudlemiseks. Kavatsete ära minna ilma suudlemata? Oodake ometi. Teid jääb ju igavesti piinama mõte, et te ei suudelnud. Teil ei tule võib-olla iialgi enam seda võimalust, et oma viga isegi parandada. Eks ma tulen siis ja otsin teid siit kohvikust üles, kui ma olen arusaamisele jõudnud, et viga tahab parandamist. Aga täna öösel te küll magada ei saa. Igal juhul ma ootan, kuni te järgmine kord tulete. Siis on loodetavasti kirsikooki ja see parandab minu võimalusi. Te ju kindlasti tulete veel siia kohvikusse. Jah, me tuleme siia koos sõbrannaga kooki sööma. Tulete koos sõbrannaga? Siis oleks meil küll väga keeruline suudluste maailmas olla. Sõbranna juurde minge pärast kohvikut. Siis saate talle ka oma seiklusest rääkida. Millisest seiklusest ma talle räägin?
Teiega oli väga tore, aga ma hakkan nüüd minema. Oodake. Kas ma võin vähemalt ühe suudluse õhku riputada? Te saate selle sealt oma huultega ükskõik millal vastu võtta. Kas või aasta pärast. Vähemalt jääb meile mõlemale võimalus. Ja kui ma ükskord jälle kohvikusse tulen ning avastan, et suudlust enam ei ole siin, siis ma tean, et te olete selle ära viinud. Kuulge, aitab nüüd. Aitäh teile seltskonna eest ja toredat päeva. Mis seal ikka. Luban endale veel ühe šokolaadikoogi ja hakkan pärast õues vilistama. See parandab vähemalt minu ja huulte meeleolu. Aga teie väärikatele ja enesekindlatele huultele soovin head teed. Kas teil on see koht vaba? Kuulis kohvitassi taga mõtetesse kadunud Vill, kuidas keegi naisterahvas tema poole pöördus. Jaa, palun, osutas ta vabale toolile.